Hirm, stress, sisemine paanikaseisund ja usaldamatus. Just need blokeerivad intuitsiooni. Intuitiivne tajumine on teie hinge võimas tundeseisund. Hingekeel on tunded ja intuitsioon, intuitiivne tajumine. Kui te oma intuitsiooni sisemiselt arendate, siis esimene asi, mis teis avaneb, on väga kõrge tundlikkus. Te muutute väga tundlikuks. Tundlikkus on justkui teie ekstrasensoorse võimekuse avanemise esimene seisund. Oma hinge sisemise seisundi kaudu võite analüüsida kõike, mida te näete, tunnete ja läbi elate. Just hing kui intuitiivne impulss suudab inimesele alati edastada tõesti informatsiooni, kuid niipea, kui inimest valdab paaniline hirm, agressiivsus, viha, vihkamine või masendus, langeb kohe tema tundlikkuse tase. Inimene lakkab kuulamast oma hinge häält ja seetõttu blokeerub ka intuitsioon. Sellepärast tuleb energeetiliselt arenedes alati säilitada tasakaalukas ja rahulik sisemine seisund. See on kogu elu alus, tasakaalukas ja rahulik sisemine seisund. See annab teile võimaluse hoida energia tasakaalu, millest hing toitub ja mille energiat hing suudab tunnetada. Olles teatud energeetilisel sagedusel, hakkab teie hing teile avanema ja teiega rääkima tunnete ehk intuitsiooni keeles. Kui intuitsioon on inimeses aktiivne, võib inimene väga kergesti mis tahes olukorda ette tajuda. Ta võib oma hingega puudutada infovälja, informatsioonilist kvantklastrit, milles sisaldub üks või teine teave ning niimoodi tunnetada, kas seda on vaja teha või mitte, kas sellest on kasu või mitte. Kuid seda suudavad teha ainult need inimesed, kes oskavad alati säilitada vajalikku sisemist seisundit. Aga mis selleni viib? Eelkõige, mu sõbrad, on see mitte kiindumine millessegi materiaalsesse ja arusaamine, et elus tuleb väärtustada elu ennast, mitte seda, mis selles elus olemas on. Kõik see, mis täna on olemas, võib homme olla kadunud. Kui inimene kiindub materiaalsetesse asjadesse, kaotab ta oma kõrge tundlikkuse võime. Ta lülitab end madalamale sagedusele ja kaotab oma intuitsiooni.